Tere Merilin, sain sul praegu natis kinni Eesti Laulu salvestustel. Just vaatasid ära Neonit laval ja sa siis kirjutasid sellele loole sõnad, eks ole. Kuidas sa hindad seda esinemist? Kas sa oleks teinud midagi teistmoodi või kuidas sa jäid rahule? Ma jäin väga rahule, et eriti nagu võrreldes eelmiste proovidega, siis mulle tundus, et kogu aeg läks paremaks ja see lõplik versioon minu arust oli täiesti perfektne, et ma ei oleks seal küll midagi osanud öelda isegi, et teistmoodi teha, et Keit ka küsis mu käest, et see oli ja siis kõik oligi väga hästi, et viimase peal minu arust. Kui palju sa oled ise nagu andnud nõu või midagi natuke Keitu, kas teda on üldse olnud vaja juhendada ka kuidagi, et kuidas sina mingeid asju näed ja kuidas tema näeb või kõik on ideaalne? Ei kuna mina kirjutan ju laulusõnu ainult, siis me oleme omavahel rääkinud ala sellistel teemadel, et millest see lugu konkreetselt räägib ja arutanud lihtsalt, et mis on loo teema, kui mõned sõnad vahel on natukene võib-olla rohkem kahemõttelised, aga ei selles mõttes nagu lava või mingi muu olemise või välimuse koha pealt küll mitte, et see on ikka tema enda asi. Millal sa ise viimati laval käisid? Mis laval? Laulmas. Esinemas? Ma arvan, et detsembris, ma pean mõtlema natukene. Ma arvan, et see oli detsembris. Ausalt öeldes ma tegelikult väga ei mäleta sellepärast, et ega ma ei ole nüüd tükk aega küll midagi ise teinud, kuna nüüd tuli Neonil ju plaat välja, siis kogu rõhk läks tegelikult Neoni laulutekstide kirjutamisele ja kuna ma tegelikult tegin ju muusikat varem Neoni kitaristi Garganteriga, siis temal arvates läks ka selle peale rõhk ja kuna me ei tee otseselt enam koostööd, siis on ka see muusika pool jäänud suiku mul. Aga praegu ise ei ole seda tunnet, et kisuks tagasi lavale või tahaks väga midagi teha? Selles mõttes, et ma ju teen võtteid ja teatri asju, aga muusika poole pealt ütleme niimoodi, et ma usun, et asjad tulevad õigel ajal ise minuni. Kuidas sa ennast... Seda on võib-olla raske küsida, aga kuidas sa ennast ise näed? Kas laulukirjutaja või näitleja või lauljana või sa oled selline inimene, kes tegeleb kõigega, kuidas tunne on või tahtmine on või kas sa määratled kuidagi üldse niimoodi? Ma arvan, et ma olen liiga noor, et ma pean seda ära otsustama, mis minu elukutse tingimata on. Et eelkõige ma arvan, ma olen kunstnik, et looja ja küllap see selgub esiteks ajaga, mis on mu elukutse ja ma arvan, et see ka vahetub ajaga kogu aeg, et iga päev on uus ja maailmas on nii palju huvitavaid asju, et ma ei taha küll valida, mis ma teen. Just olid teil ka Neoni muusikavideo võtta, et kuidas tuli nüüd selline idee, et võtta inimesed tänaval, panna musitama, kuidas sa jõudsite selleni, et... olime Keiduga kahekesi, rääkisime juttu, Keit ütles, et tegelikult võiks muusikavideo ka teha, siis tekkis selline idee, et mida teha, et võiks äkki olla midagi natukene dokumentaali stiilis, siis järsku mul kuidagi lõi pähe, et millest see lugu tegelikult räägib, et lugu räägib sellest, kuidas sul ei ole mitte midagi muud elus vaja kui armastust ja siis sealt kuidagi tuli, et aga miks mitte tehagi siis ilmselge video armastusest ehk siis inimesed musitamas. Mitut paari me seal musitamas näeme? 52. Ja inimesed täiesti vabalt olid nõus seda tegema, näitama oma armastust linnatänaval. Oli mingisuguseid seiklusi ka või vahejuhtumeid naljakaid seoses selle videoga? Ei olnud nõus kõik, et selles mõttes ma arvan, ma küsisin ja rääkisin umbes 152 paariga. Et selles mõttes ikka üsna keeruline oli. Et ma ei teagi, kas hirmutas rohkem see, et seda filmitakse või hirmutas see, et see läheb videosse või lihtsalt ei meeldi inimestel üksteist musitada, et ma ei ole päris kindel. Rääkides veel Eesti laulust, mis sa tunned, mis oleks võib-olla kõige suuremat konkurentsi pakuks Neoni loole või kas hoiad veel kellelegi pöialt lisaks? Ma arvan, et need, kellele mina veel lisaks pöialt hoian, ei ole otseselt küll nagu Neoni konkurendid, sest et
et mulle meeldivad mingid lood, mis on väga teist stiili võib-olla kui Neoni lugu, aga ma kujutan ette, et kõik võib juhtuda, kuna vähemalt selles poolfinaalis, kus Neon on küll väga erinevad lood, et ühelt poolt taandub see nagu, ma arvan, muusika maitsele ja teiselt poolt on ikkagi väga tugevad favoriidid siis nii-öelda ka samas poolfinaalis, et kõik on siin omavahel konkurendid, et lõpuks otsustab lihtsalt muusika maitse, ma arvan. Aitäh sulle ja hoiame pöialt Neonile ja ka sinu isiklikele tegemistele. Jaa, muidugi.